Liisu, noor neiu, haige parunessi hooldaja, Kaagamaali tütar esimesest abielust. Värdi, von Taube toapoiss ja erasekretär. Värdi, sina siin. Liisu, ja sina siin? Jah, tead, tänu jumalale, et see paruniproua magama jäi. Ta on praegu väga haige ja ma saan nüüd natuke jalga puhata. Et puhkad? Jah. Vahva. Ma siis puhkan ka. Sa. Liisu. Liisu. Ütle, kuidas sa selle haige parunessi hooldamisega hakkama saad? Ta on ju haigena väga pirtsakas ja seepärast keegi ka piitsa ähvardusel siin kaua vastu ei pea. Kuidas sina vastu pead? Tead, ega vaese lesknaise tütar ei tohi ju viriseda ega vastu hakata. Kõik tuleb teha, mis kästakse ja rohkemgi veel. Muidu sa võid ju mõisa talli sattuda. Ütle, miks just Järvakanti mõis? Miks sa just siia pidid tulema? No vaata, minu isa oli parunihärra metsavaht, aga salakütid lasid ta paar aastat tagasi metsas maha ja ema ei tahtnud renditalu käest ära anda. Ja siis me rabasemegi pimedani tööd teha, et me saaksime õigeaegselt tasutud kõik need mõisa, kiriku, posti ja valla maksud. Ja kui paruniproua viimane hooldaja siit ära läks, siis tuli kubjas Kaarel ja siis ta kamandas mind parunihärra käsul siia tööle tulema. Jah, nii see juhtuski. Soo. Ja sa ise? Mina olen siin ka parunihärra toapoiss ja jooksupoiss ja sekretär ja kõik ühes isikus. Ja poole ööni härrad istusid siin ja vaatasid mõisaraamatuid ja suitsetasid sigareid ja jõid ka. Ja ma tulingi natuke varem siia praegu, et kabinetti niimoodi siin nüüd natukene tuulutada ja tead, kui tulin, siis Nurru juba istus viinakoja ees seal vaadi peal ja paistis, et oli törtsu külmarohtu ka saad, hakkas vist Revali poole sõitma, jah. Kuule, Värdi, räägi, kes see Nurru õieti on? Kes see Nurru on? Nurru on mõisa piirituse vedaja, kes teel olles peenikese oherdiga puurib vaadi sisse augu ja tõmbab sealt kõrrega seda piiritust endale sisse ja niristab ka pudelisse. Pärast lüüakse see auk peenikese ora ja pulgaga kinni. Nii pidi vaadid seest poolt välja nägema nagu tagurpidi pööratud siilinahk. Kuule, aga miks ta nimi just Nurru on? Miks ta Nurru on? Tead, Nurru on üks õnnetu mees. Kunagi lambakarjusena sai ta tigedalt jääralt sellise obaduse otse kubemesse, mis teda kogu eluks ära kohitses. Ja tead, nüüd kui ta purjuseb, siis ta pistab oma nina naisterahvale lõua alla või rindade vahele ja räägib nurruval häälel, millest mitte keegi midagi aru ei saa. Nurru lihtsalt nurrub nagu kass. Liisu? Sa räägi mulle, miks selle Järvakanti mõisa suure pildi alla on kirjutatud Järvenkato. Mis see tähendab? See on teadaolevatel andmetel Järvakanti kõige vanem ametlik nimi. Sedasi.
sedasi jah. Tead, mina nägin ka üks päev härra kabineti seina peal ühte uhket diploomi. Seal oli kirjutatud baron Heinrich von Taube, arhitekt, välja antud Saksamaal Magdeburgi ülikoolis 1836. aastal. Pärdi, ütle, mis imeloom see arhitekt on? Liisu, sa oled ikka üks suur looduse laps. Kuigi paar aastat õppisid siinses vallakoolis. Vaata, arhitekt on inimene, kes on kõrges ülikoolis õppinud kõrgeid maju joonistama. On kõrges ülikoolis õppinud kõrgeid maju joonistama. Sama meie. Mina joonistasin ju ka pulgaga puri ja liiva sisse maju. No, suuri ja pisikesi ja kõrgeid. No, aga ilma kõrge ülikoolita. Ja tead, minu memm joonistas ju söega lauale tähti ja numbreid. Jah, niimoodi ma lugema ja rehkendama õppisingi. Aga Värdi, ütle, kas selline amet nagu arhitekt kedagi ka toidab? No aga räägitakse, et see uhke Järvakanti mõisahoone on ju tema joonistuste järgi valmis ehitatud. Küllap ta ikka toidab. Tead, mina oleks parema meelega õmbluspreilnaks õppinud. Õmbluspreilnaks? Ei no kui õmbluspreilnaks, siis õmbluspreilnaks. Mis seal mõisas veel uudist on? No, mis mõisas uudist? Jah. Kui ma hommikul tööle tulin, siis ma jalutasin läbi pargi ja seal oli see parun von Haller Saksamaal, Magdeburgi linnast. Nad on meie härraga koolivennad ülikoolist ja mina jäin siis vaatama, et mida härra seal ka teeb ja mulle tundus, et ta mind ei näinud ja ühel hetkel ta järsku hõikas, et hei, sina seal! Ma ehmusin, sest ma ei saanud aru, kellega ta räägib, vaatasin ringi, aga seal ei olnudki mitte kedagi rohkem. No ja mis sa siis tegid? No, võtsin mütsi peast, kummardusin alandlikult ja siis ta küsis mul käest väga kummalise küsimuse. Mida teie mõisa inimesed ka oma leivaandjast arvavad? Mina kardan selliseid küsimusi. Niisiis, kui ma olin ennast natukene kogunud, siis ma ütlesin, et vaadake, härra, oma valitsejat me armastame ja kardame nagu Jumalat. Ilma kütab soojaks Jumala päike. Mõisateenija ja moonaka südame teevad pehmeks meie kalli paruni manitsevad sõnad ja sooservalt murtud pehmed pajuoksad, millega ta armastab oma sõltlasiga tallisoojas vihelda. Vot sedasi on lood, austatud härra. Ja mis see parun von Haller sulle selle peale siis kostis? Ta nägu läks täitsa valgeks, seejärel punaseks ja siis ta hakkas kangesti õhku ahmima ja ütles, muidugi, igale ülemale on Jumal andnud õiguse kinkida oma alamatele hirmu ja armu. Liisu. Värdi. Ma kuulsin, et paruni härra ja paruness lähevad Itaaliamaale tervisevetel. Nii on. Ütle, kas sina ka? No, kes siis ikka haige paruni proua eest hoolitseb ja tema järel koristab, kui mitte mina? Kahju. Mis sa ütlesid?
ma ütlesin, et Liisu, ma pean nüüd minema. Parun on Haller hakkab lõunast Pärnu poole sõitma ja tallipoiss juba jalutas hobuseid soojaks. Ma pean nüüd minema. Ma mõistan, eks sa mine siis. Kas sina jääd siia? Ma pean ka minema. Äkitselt on see paruni proua juba üles ärganud ja nii. Lähme siis. Liisu. Pärdi.